Ja suur tänu. On juba tund ja 15 siin räägitud, nii et selle ajaga muidugi tähelepanekuid ka päris palju kogunenud. Paar asja ma mainiksin ära enne, kui ma jõuan oma küsimuse juurde, sest vaevalt, et mul enam rohkem siin sõna saamise võimalust avanebki. Et esiteks kolleeg Kadastikule, et just Ago Samoson oleks oma artiklis valesti väitnud, et vahetati hääli. Mina ei leia sellist kohta artiklist, pole väidetud. Vastupidi, et kui ma loen asjakohast lõiku artiklis, siis seal on kirjutatud nõnda. Tehnikaülikooli teadlased näitasid, et selles etapis, kui kehtivad hääled eraldatakse kordus- ja paberhääletamisega tühistatud häältest ning tehakse anonüümseks, võib esitada loendamiseks täiesti uued sedelid. Võib esitada ehk on võimalik esitada. Ei ole öeldud, et esitati. Need ei pea pärinema üldse valimiskastist, vaid võivad olla juba eelnevalt valmis võltsitud avalikult saadavate andmete põhjal. Audiitoritele selle asenduse kontrolliks mingit tarkvara pole seni tehtud. Jutt käib 2023. aasta Riigikogu valimistest. Nii et kolleegi poolt esitatud väide, nagu Ago Samoson oleks väitnud valet, öeldes, et vahetati, ei vasta lihtsalt tõele, et tuleks siis nagu algallikaid lugeda. Nüüd mõned kommentaarid enne, kui ma tulen küsimuse juurde selle sama asja kohta, et esiteks minu meelest peaks olema elementaarne, et kogu auditeerimisprotsess protokollitakse. Ma ei saa aru, et kuidas me selliste asjade üle saame siin nagu arutleda, et see on juba oma ette skandaalne. Et meil on mingisugune valik tehtud, et milline osa siis auditeerimisprotsessist protokollida ja milline jätta protokollimata ja siis keegi teeb mingisugused suvaotsused, mida ta peab piisavalt oluliseks, et protokollida ja mida ei pea piisavalt oluliseks. Et kui raske see siis on lähtuda väga lihtsast printsiibist, et kogu auditeerimisprotsess peab olema protokollitud. Kõik toimingud, mida audiitor teeb, peavad saama kirja pandud. Ja kui need kirja pandud ei ole, siis need läbi viidud ei ole. Mina lähtuksin sellisest eeldusest. See on igati mõistlik ja tavapärane auditeerimisprotsesside juures. Nii et küsimus ei ole dokumenteerimises, vaid küsimus on selles, kas me saame usaldada, et auditeerimise protsess on olnud päriselt selline, mis tagab kogu valimiste protsessi usaldusväärsuse. See on põhimõtteline erinevus. Nüüd minu küsimus, mis ongi see kõige olulisem küsimus, millega ma tänase komisjoniga tulin, puudutabki seda sama lõiku, mille ma juba ette lugesin, ma ei hakka seda kordama. Keegi ju ei vaidle selle üle, et see, mis selles lõigus on kirjutatud, on tõene. See on representatiivne sellest magistritööst. Selline olukord tõepoolest 2023. aasta Riigikogu valimistel oli, et sai vahetada välja sedelid selles faasis, mida siis on kirjeldatud. Nüüd küsimus ongi selles, kuidas me saame olla kindlad, et seda päriselt ei tehtud? Kuidas me saame olla kindlad, et seda päriselt ei tehtud? Ja ma loen ette siit ERR-i artiklist väikse lõigu, see on artikkel, mis kannab pealkirja RIA hinnangul on e-hääletussüsteem turvaline ja läbipaistev. Ma kaua ei võta aega, ärge kartke. Ja siin on siis Tarvo Treier, kes oli siis Kristjan Tüüna magistritöö juhendaja, öelnud selle kohta järgmiselt. Kui meil on üle 300 000 sedeli, siis me ei leidnud ühtegi tarkvara, millega audiitor saaks neid massiliselt vaadata. Küsisime valimisteenistuse käest selgitust, et kuidas siis tehakse. Oleks hea, kui te ka kuulaksite, muidu te ei saa mu küsimusele vastata. Küsisime valimisteenistuse käest selgitust, et kuidas siis tehakse. Me saime selgituse, et neid vaadatakse manuaalselt pisteliselt läbi. Ja siis on tsitaat Arne Koitmäelt, tsiteerin, audiitorid kõiki andmeid siiski kontrollisid ja selles punktis tegid nad seda käsitsi. Nüüd praegusel hetkel, nagu mina aru saan asjast, on see, et me peame lihtsalt uskuma teid, et mingisugused käsitsi läbi viidud pistelised kontrollid aset leidsid. Minu küsimus teile ongi see, kas te saate ka kuidagigi tõendada ja kui siis kuidas, et päriselt ka pistelised kontrollid läbi viidi ja et need näitasid seda, et teie poolt siis mitte mingisugust sedelite vahetamist ei toimunud. Või ongi selline olukord, et me peame lihtsalt uskuma teid, kel teil oli võimalus neid sedeleid vahetada, et te neid ei vahetanud ja peame uskuma seda, et audiitor viis läbi pistelisi kontrolle, aga ühtegi tõendit reaalselt, mis võimaldaks veenduda, et see väide ka tõele vastab, ei eksisteeri. Ehk siis veel kord, kas sellised tõendid eksisteerivad ja kui eksisteerivad, siis kus need tõendid on ja kuidas me nendega tutvuda saame? See on minu küsimus. Aitäh! Aitäh, et valimisteenistus saaks vastata. Peamine vastus on see, et meie toimingud on avalikud, need on vaadeldavad, et igaüks saab oma tähelepanekut teha, tagasiside anda, kui on mingeid puudusi.
et selles mõttes ega aega tagasi keerata ei saa, et kui see on ka meie soovitus olnud alati, et oleks rohkem pädevaid vaatlejaid, oleks ka erakondade poolt vaatlejad esitatud. Väga suurt huvi erakondade poolt ei ole olnud, aga kõik valimised alates 2005. aastast, kõik e-häälte lugemised, kõik toimingud on tehtud ju avalikult, et igaüks on saanud veenduda, mida selle käigus tehakse. Et kindlasti ei ole võimalik häälte lugemise käigus seal koha peal vahetada hääli. Lihtsalt ütlesite alates 2025 küsimus, kes 2005. Varro Vooglaiul oli täpsustav küsimus. Aga minu küsimus on praegu vastamata. Ma küsisin teie käest väga selgelt ja konkreetselt ja palun ka selget ja konkreetset vastust. Kas teil on esitada mingisuguseidki tõendeid, mis kinnitaksid seda, et audiitor päriselt ka viis läbi pistelised kontrollid käsitsi veendumaks, et selles faasis, kus kehtivad hääled eraldatakse kordus- ja paberhääletamisega tühistatud häältest ning tehakse anonüümseks, ei esitatud loendamiseks täiesti uusi sedeleid? Kas teil on esitada mingisuguseidki tõendeid selle kohta, pidades silmas, et audiitor ei ole protokollinud mitte ühtegi sellist pistelise kontrolli läbiviimist? Ma tuletan meelde, te olete väitnud kindlas kõneviisis, audiitorid kõiki andmeid siiski kontrollisid ja selles punktis tegid nad seda käsitsi. Kuidas te tõendate seda? Või ongi see tühipaljas väide? Ja ma ütlen, asi on selles mõttes tõsine, et kui varem väidetakse meile, et meil on end-to-end verifiability ehk siis otsast lõpuni kontrollitavus juba olemas, siis selgub, et tegelikult ei ole olemas, väga kriitilises faasis, kus on võimalik sedeleid vahetada, siis meile öeldakse, et aga tehti pistelisi kontrolli käsitsi ja kui ma nüüd siis küsin, et aga vabandust, et kuidas te tõendate seda, siis ütlete mulle, ega otseselt nagu ei tõendagi, et teil oli endal võimalus tulla vaatlema, kui te ei tulnud, et nad siis oma viga enam. Et see nüüd küll ei ole mingisugune tõend. Ehk seetõttu ma kordan küsimust, kas on kuidagi võimalik teil tõendada, et neid pistelisi kontrolle läbi viidi ja et nende kaudu välistati siis see, et sedeleid reaalselt vahetati 2023. aasta Riigikogu valimistel. Aitäh! Nagu ma ütlesin, seda kontrolli kirjalikult ei protokollitud. Ehk siis tõendid puuduvad? Jällegi ma ütlen, et see toiming on avalik, aga jah, selles mõttes ei ole esitada sellist paberit, millel see kirjas on. Aga see on nüüd skandaalne, kui meil on Riigikogu valimised ja on tuvastatud, et teatud faasis on olnud võimalik massiliselt sedeleid välja vahetada ja kui küsitakse, kas on mingid tõendid selle kohta, et kontrolliti, et seda ei tehtud, siis öeldakse, et tegelikult jah, ei ole, mitte midagi ei ole. Kuidas me sellist valimissüsteemis kasutada saame? Mart Põder, kommentaar ja siis Riina küsimus. Lühimärkus jah, et mina vaatlejana olin seal kohal ja mina ei näinud, et neid kontrolli oleks tehtud. Ja ma olen ka rääkinud teiste vaatlejatega, kes olid seal kohal, kes kinnitasid seda sama. Ja lisaks sellele lubati selle 2023. aasta valimiste eel vaatlejatele, et protseduuride videoid jagatakse vaatlejatele. Ja kui ma neid soovisin valimisteenistuse käest saada teabenõudega, siis mulle ei antud neid. Ja öeldi, et puudub nende jagamiseks tehniline võimekus, aga need videod on olemas. Et ühesõnaga, kui kontrolle ei kinnita audiitori aruanne, neid ei ole näinud ka vaatlejad, mitte ainult mina, vaid ka teised vaatlejad, aga meil on olemas video, siis sellest videost saab ilmselt vaadata järgi, kas audiitor tegi neid kontrolle või mitte. Ja kuna te seda videot ei paku tõendina, siis tundub, et seal ei ole näha, et audiitor oleks neid kontrolle teinud. Kas see on nii? Ma ei mõista praegu küsimust. Väga lihtne küsimus. Kas see, et kui videot ei ole, et siis ei ole seda kontrolli tehtud, et vastus on... Ma isegi ei oska vastata seda praegu. Ja palun. Igaks juhuks selgituseks, millest käib üldse jutt. Jutt käib sellest, et kui siis selle hääle küljest võetakse ära isikuandmed, nimi ja kõik sinna juurde, siis väide on see, et programm
või mingi müstiline tarkvara on võimeline siis midagi tegema nende krüpteeritud sedelitega, eks. Mis on selles mõttes audiitori roll ja audiitori töö, et audiitor kontrollib oma vabal valikul erinevaid andmeid, mida ta heaks peab, mida ta kontrollis ja mida me näitasime neile, mida nad tahtsid näha. Oligi see, et nad võtsid selle krüptogrammi, siis võtsid selle krüptogrammi, kus inimese andmed küljes olid ja siis võrdlesid neid pisteliselt. Vaatleja jaoks on see koht, kus tegelikult me näitame audiitorile valijate andmeid, mida vaatleja ei tohi näha. Me ei tohi näidata inimese nime ja kus ta valimis käis. Ja sellist pistelist läbivaatust tõesti audiitorid tegid, aga audiitor ka ise valib, mida ta ja kui põhjalikult ta mida üles kirjutab. Ja hetkel audiitor leidis, et sellist audiitori punkti, et vaadata, et mingit pahavara ei ole krüptogrammi ära vahetanud, et ei pidanud vajalikuks. Kiire kommentaarina ma ütlen, minu meelest sellisel auditeerimisel ei ole üldse mõtet, kus audiitor ise valib, mida ta teeb ja mida ta dokumenteerib ja mida ei tee ja mida ei dokumenteeri. Mida sellise auditeerimisega me üldse saavutame, millist hüve, millist kindlust? Minu meelest mitte midagi. Ja teiseks, kui audiitor viib läbi selliseid protseduure, mida vaatlejad ei saagi vaadelda, siis on ju täiesti mõttetu ka Arne Koitmäe osutus, et eks oli ju kõigil võimalik vaadelda ja teilgi oli võimalik tulla vaatlema. See on kaks täiesti vastukäivat väidet. Ühelt poolt ütlete ise, et tegelikult see on selline väga sensitiivne faas auditeerimisest, mida vaatleja vaadata ei saa, ja teiselt poolt ütlete, et tulge siis vaatlema. Et kumb ta siis on, et kas saab vaadelda või ei saa vaadelda? Nagu on kõik toimingud, mis puudutavad isikuandmeid ja valijate andmeid, hääletamist osavõtte andmeid, et neid me tõesti jagada ei saa, et selles mõttes seda krüptogrammi võrdlust teha saame ainult selliselt, et see valija isik jääb anonüümseks. See on paratamatult niimoodi, et kõigil valimiste toimingutel on avalikkuse piiriks on häälesalasus, et me ei saa minna sealt edasi. Ja, et meil on siin veel järjekorras, et Märt Põder kiire kommentaar ja siis Riina ja meil on Irja. Jah, kiire kommentaar, et aastal 2023 audiitor ei teinud protseduure, mis oleks olnud vaatlejate eest salaja. Et 2023 lubati vaatlejatel olla kõikide protseduuride juures, mida audiitor teostas. Ehk siis minu meelest valimisteenistuse väide sellest, et 2023 audiitor tegi midagi vaatlejate eest salaja, ei vasta tõele ja vajaks omakorda tõendamist. Ja ma tean, et aeg on kohe läbi ja seda ma ütlen ka väga kiiresti. Esiteks kolleeg Sikkutile, et valimised peavad olema kontrollitavad. Siin ei saa opereerida selliste mõistetega, nagu eks ta lõpuks ongi usu ja usalduse küsimus. Ei, meil peab olema selline valimissüsteem, mida on võimalik kontrollida. Ja kui ei ole võimalik elektrooniliselt teha sellist süsteemi, mida on võimalik kontrollida vähemalt samaväärselt paberhääletamisega, siis ei tohi sellist süsteemi kasutada. See peaks olema elementaarne. Teiseks kolleeg Lutsarile, minu meelest selle komisjoni mõte ei ole takka kiita e-valimistele, ega selle istungi mõte, vaid mõte on see, et komisjoni liikmed saavad esitada kriitilisi küsimusi ja saavad nõuda oma küsimustele vastuseid. See on selle asja mõte. Ja selle tõttu ma ütlen, see on tegelikult tänase komisjoni istungi puhul väga oluline, et me nägimegi, me saime esitada selle väga olulise küsimuse, mille tõstatas härra Samasson. Kas on, Samasson osutus sellele, et oli selline olukord 2023. aasta Riigikogu valimistel, kus sai vahetada sedeleid. Ja me saime küsida, kas on mingid faktid, mis kinnitavad, et neid sedeleid ei vahetatud, ehk seda võimalust ei kasutatud, ja saime teada, et need faktid puuduvad. Ja vaata, see on minu meelest tänase istungi väga oluline tulem ja siia tuleks edasi minna. Et kuidas me oleme nii kaugele jõudnud, et meil on selline valimissüsteem, kus on sellised asjad võimalikud. See on minu hinnangul skandaal ja nii ei tohiks asjad käia. Aitäh!